Head Eestimaa inimesed! Täna soovin ma rääkida ühest riigi jaoks ammu unustatud, kuid endiselt valusast probleemist, sundüürnikest. Kui Eesti taasiseseisvus, soovis meie riik parandada NSV Liidu tehtud ülekohut ja tagastada vara endistele omanikele. See tundus õiglane samm. Aga selle kõrval tehti uus ülekohus inimestele, kes olid neis kodudes elanud juba pea 50 aastat. Neile öeldi, te peate lahkuma, aga teile antakse asemele samaväärne kodu või makstakse õiglane hüvitis. Lubadus anti, aga seda ei täidetud. Pärast kinnisvarareformi taganeti kõigist lubadustest. Tuhanded inimesed jäeti ilma kõigest, kodust, väärikusest ja lootusest. See oli meie oma Eesti Vabariigi poolt sooritatud inimsuse vastane riiklik kuritegu. Pärast küüditamisi üks suurimaid siseriiklikke häbiplekke. Aastate jooksul on olnud erakondi, kes lubasid seda probleemi lahendada, kuid tulutult. Täna rohkem kui 30 aastat hiljem tundub, et riik mängib lihtsalt ajale. Küll kannatanud surevad ära ja probleem kaob iseenesest. Aga riik eksib, sest neil inimestel on lapsed ja lapselapsed, kes teavad, mis juhtus ja kes ei kavatse seda unustada. See ebaõiglus hõõgub tuha all edasi. Plaan B ütleb aitab. See teema tuleb lõpuks ära lahendada. Seetõttu kutsun sind hea Eestimaa inimene ja kõiki parteisid, kellel veel on südametunnistus. Tule meiega Riigikogu ette 11. novembril kell 11. Koos ütleme, piisab vaikimisest, piisab petmisest. Toome üheskoos sellele probleemile lahenduse. Meil on Eestile plaan B.